Armu teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Olge head, tõesti jääge istuma. Nii et aitäh, et seda tegite. Ma tundsin, kui me kuulsime evangeeliumi lõppu, et peaks kohe kiiresti seletama hakkama, et väga karm lõpp oli. Aga nii see vahel on, kui tuleb mingid asjad lõppevad poole pealt. Jutluse aluseks on kuuldud epistlitekst, mida ma loen korra veel, sest ega see oli ka piisavalt segane, et tasub korrata. Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Ma annan selles asjas vaid nõu. See oleks ju teile kasulik, kui te nüüd lõpetaksite oma tegemise, mida te alustasite juba mullu. Tollal olite te esimesed nii tegema kui tahtma. Lõpetage nüüd oma tegemine, et nõnda nagu teil oli valmidust tahta, nõnda oleks seda ka lõpetamiseks oma võimalusi mööda. Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal pole. Sest ei tohi olla nii, et mis teistele on kergenduseks, ahistaks teid, vaid võrdsuse saamiseks. Olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et ka nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et tekiks võrdsus. Nagu on kirjutatud, kellel oli palju, sellel ei olnud liiast, ja kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe. Aamen. Päris segane tekst. Aga me jõuame sinna, ma mõned mõtted teile siis jagan. Kuigi ma alguses, tänase pühapäeva teema on ustavus Jumala andide kasutamisel. Et siit käib kogu läbi see, et kellel on antud, siis see peab seda jagama edasi. Näiteks tulid mul kohe esimesena pähe mõtted nagu kaasav haridus ja kommunism, aga nendest ma täna ei räägi. Ma pigem mõtlesin regivärsside peale, et mulle tundub, et regivärsid võtavad ka kõik kaasa ja ka jätab mitte kedagi maha. Et see on üks võimalus kuidagi minna koos teele, igaüks sellega, mida ta saab anda. Nad elavad ja hingavad üle põlvkondade ja annavad edasi midagi olulist, nii et selles mõttes see teema sobib hästi. Nüüd aga tänase kirjakoha juurde. Siin räägitakse mingist veidrast tegemisest, mis on mullu alustatud ja mis ei ole veel lõpetatud. Millest on jutt? Tegu oli korjandusega, mida korraldati siis mitte juudi kristlikes kogudustes Juudamaa vaeste kristlaste abistamiseks, keda siis oli tabanud näljahäda ja keda siis teised kogusid annetusi, et siis neid aidata. Ja see abistamine ei olnud lihtsalt niisama, et meie nüüd siin korjame annetusi ja siis abistame teisi, vaid siin on tegelikult on toodud väga palju erinevaid mõtteid siia juurde. Näiteks on selles väga suur roll, nähakse kristlaskonna ühtsust. Vajadus siis rõhutada ka, et kui tol ajal muidu eraldi olid siis nagu juudi kristlased ja pagana kristlased, siis see kirjakoht toob nad kokku, et ei ole vahet, mis su taust ja päritolu on, et ühed kristlased oleme kõik. Oli ka üks põnev oletus selle kohta, et selles nähti ka Vana Testamendi viimse aja prohveti kuulutuste täitumist, kui jõukus voolab üle maailma kokku Siionisse. Tuleb ausalt tunnistada, et sellele hüpoteesil ei ole väga palju pooldajaid. Aga huvitav mõte ikka ja hea näide, kuidas kõike piiblit tõlgendada võib. Igal juhul, mida Paulus siin soovitab, on ju lihtne. Lõpetage see korjandus ära, annetage, kui teil on, oma jõukust mööda, et oleks võrdsus, et teinekord, kui teie olete hädas, siis aidatakse teid. Ja selles ongi see ka peidus see ustavus Jumala andide kasutamisel. Tänases Vana Testamendi lugemises kõlasid sõnad, kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga kes halastab hädalise peale on õnnis. Eks eksi ju need, kes kavatsevad kurja, aga heldus ja tõde on nendega, kes kavatsevad head. Tekkis kohe küsimus, et kas siis kavatsus on see kõige olulisem. Et milliste kavatsustega me midagi teeme, et kas see on siis see, mis on nagu primaarne. Erinevad eetikateooriad jagavad ju ka küsimusi selle kohta hea-halva skaalal, et sa võid vaadata, kas kavatsus oli hea või halb, või tegu ise
oli hea või halb, või siis teo mõju on hea või halb. Et selle järgi võib siis jagada erinevaid asju. Mina olen küll vahel väga hädas sellega, et mul on parimad kavatsused ja ma soovin inimestele enda ümber head, aga nemad tajuvad seda vahel hoopis teistmoodi. Vahel suisa negatiivselt. No näiteks, kui mina tahan kedagi parandada, öelda kuidas faktiliselt näiteks, siis teisele see võib mõjuda alaväärsena. Nii et parimas võimalikus vaates tegelikult ideaalses maailmas, mida pole olemas, tuleks vaadata nii kavatsust, tegu kui mõju. Ja lisaks tuleks siis seda vaadata nii üksik indiviidi, kahe inimese vahelise suhte kui ka ühiskondliku perspektiivi kohta. Aga see on ideaalmaailm, sinna me kunagi ei jõua. Mul kohe tuli meelde väljend, et põrgutee on sillutatud heade kavatsustega. Ma usun, te olete kõik seda kuulnud. Mulle see väljend üldse ei meeldi. Minu meelest see alavääristab inimest ja ega nagunii ei saa midagi, kui me juba nii hakkame mõtlema, siis kuhu me jõuame. Et see viib sellisesse künismi minu meelest. Ja mina isiklikult eelistan künismile naivismi. Ja ma väga tahan uskuda, päriselt tahan, mulle tõesti meeldib uskuda, et inimeste head kavatsused ongi päriselt head. Nii et, aga selle kõigega peab olema ettevaatlik, mõlema poolega. Mulle meeldis rohkem Albert Camus' tsitaat. Hea tahe võib niisama palju kahju teha nagu kurjuski, kui tarkus teda ei valgusta. Või vana hea eestlaste ütlus, tark ei torma. Ja see toobki tagasi tänase pühapäeva teema juurde, Jumala andide kasutamine. Meil on kingitud väga palju teadmisi. Nii akadeemilisi teadmist, emotsionaalset tarkust ja meie kohus on seda kõike kombineerida. Mitte jääda kinni, et alati on nii olnud mingite vanade stampide juurde, vaid lisada see oma enda panus siia maailma, olla nagu see sulane, kes sai need 5 talenti. Mis asi on tarkus? Et see Camus ütlus oli, et võib teha kahju, kui tarkus teda ei valgusta. Õige kristlane ütleks kohe, et Jumala kartus on tarkuse algus. Nõus? Aga mis edasi saab? See on tarkuse algus. Siit peaks edasi liikuma. Põrkan korra sellise mõiste juurde nagu teelos. See on kreekakeelne termin, mis on siis Aristotelese poolt laiemalt kasutusele võetud. Ta mõistis selle all sellist eesmärki või sihti, mis on igal asjal, inimesel, mateerial, millel kõigel on mingi siht, mingi teelos. Ja sellisel juhul võiks meie ülimaks eesmärgiks saavutada see, mille jaoks me oleme, mis see meie teelos on. Ja meie elu tõe kriteeriumiks võiks olla see, kas me jõuame sinna või mitte. Ja sellest sõnast teelos tuleb ka selline mõiste nagu teleoloogiline eetiline lähenemine, natuke sellist hoida teid üleval, siis mõned terminid ka. Ja seal on tõe kriteeriumiks kasu, just samad, kas sellest asjast on kasu või ei ole. Nii, aga tänases kirjakohas oli juttu kavatsustest. Ja see on suisa vastupidine asi. Ja ka sellel on olemas, nagu ma enne mainisin, omaette eetiline lähenemine. Ja kuhu see tarkus nüüd kõige selle juures sobitub? Mulle tundub, et see, kui hakata niimoodi minema, siis jõuab päris segapuntrasse. Ja kui aus olla, siis me elamegi iga päev sellises segapuntras. Nii et võib-olla me pidimegi korraks siia segapuntrasse jõudma. Kus see tarkus siin ikkagi on? Mis on see tarkus, mis aitaks meil selles segapuntras leida üles selle nöörijupi, kust harutama hakkama? Või on tarkus hoopis selles brutaalses kirves, mis segapuntra hoobilt puruks lööb? Mulle tundub, et see tarkus hakkab ilmutama ennast siis, kui me otsime ja leiame tähendust. Ja seda läbi erinevate meile kingitud andide ja võimalustega. Tähendust saab otsida näiteks semiootiliselt, keelega mängides. Tähendus saab otsida loodusteaduslikult, püüdes tõestada ja leida põhjus tagajärgi meie maailmas. Tähendus saab otsida teoloogiliselt, püüdes
mõista jumalikku plaani ja meie ettehooldust. Tähendus saab otsida suhetes kaasinimestega, nähes oma elu kui suhete kombineerumist ning üksteise jaoks tõeks elatud elu. Ja mulle tundub, et siit hakkab vaikselt see sasipundar lahti hargnema. Või siis hoopis saab see sasipundar ise oluliseks ja tähenduslikuks. Sest need puntra kõik osad on olulised. Oluline on mõista kavatsust, oluline on näha sihti, oluline on mõista tulemusi. Ja kui ühte ei peaks erilisemaks teiseks, siis jõuamegi küsimuseni tasakaalust. Ja tundub juba, et see kaos hakkab muutuma korrastatumaks. Aga kas see on eesmärk iseeneses? Füüsikaliselt võib siinkohal tuua sellise mõiste sisse nagu entroopia, ehk siis see kaos, mis meie ümber kogu kasvab. No see on nagu, teate, see tolm kodus, mis kogu aeg suureneb. Et see on kõige ehedam näide sellest. Sa üritad koristada ja ta on jälle seal. Inimesel on soov entroopiat kontrollida, aga see ei ole võimalik. Füüsik Lauri Järv on öelnud näiteks, et füüsikalises mõttes ei ole korrastatus universumi eesmärk, vaid see on vahend liikumaks maksimaalse korratuse poole. Piibli alguses on kirjas, et Jumal loob kaosest korra. Kas see on siis mingi alatine võitlus kaose ja korra vahel? Just samamoodi nagu siis, kui sa koristamise lõpetad, algab jälle kaos. Aga mulle tundub, et siin on ikkagi üks iva. Ja see on seesama pilguheit selle tarkuse poole. Ehk on meie tarkus tänase juhtsalmi mõttes, milleks oli Jumala andide kasutamine, just nimelt selles, et mõista enda rolli siin kaose ja korra piirimail. Ning luua sellest tähendust ilma püüdeta seda alluda või kontrollida, kuid samal ajal püüdes mõista seda teed, kuhu see juhib. Äkki on siin peidus see päris tarkus. Sain tänaseks jutluseks inspiratsiooni hiljuti lahkunud Toomas Pauli raamatust pealkirja all Totrus ja tähendus. Tähendusest ma juba rääkisin. Ma tahtsin veel mõelda, kuhu totrus siia sobitub. Et kas totrus on tähenduslikkuse vastand või on totrus see, kui me tähenduslikkust ära ei tunne? Või on see hoopis see, et selleks, et tähenduslikkus saaks sündida, on enne vaja veidike totrust. See viimane kõnetas mind enim. Selleks, et tähenduslikkus saaks sündida, on enne vaja veidike totrust. See on otse kui mängu ilu. Just mängides laseme me ennast vahel päriselt vabaks. Julgeme teha natuke totrusi. Kuid just niisugusest hetkest saab sündida uus tähenduslikkus. Seega ma soovin teile suveks mõnusat totrust. Aamen.